Tere mõnusat esmaspäeva. Jälle me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on kohvipausi aeg käes. Ja mina olen Õnnela Seinamets, assistendikooli koolitaja ja virtuaalassistentide mentor. Ning täna ma mõtlesin rääkida sellisest teemast nagu proovitööd või prooviperioodid virtuaalassistendina siis koostööd alustades. Ja miks ma seda teemat puudutan, siis mulle tundub, et seda võimalust kasutatakse päris vähe. See on tegelikult selline võimalus, mis annab natukene kombata kliendiga koostöös üksteist. Ehk siis mõista seda, kas see koostöö päriselt võiks olla see, mida te mõlemad tahate. Ja see võib küll tunduda selliselt, et mis proovipäevad, mis prooviperioodid, et miks ma pean ennast kogu aeg tõestama. Ma olen ju virtuaalne assistent, ma olen nendes töödes pädev, kuhu ma olen just kandideerinud, et miks ma pean seda siis ikka üha jälle tõestama. Kuid siin ei ole mitte tegemist ainult praktiliste oskustega, vaid väga oluline on ka see üksteise mõistmine, et kas need tööstiilid klapivad. Et see tajumine on ka ikkagi väga oluline. Et miks siis võtta proovitöid, proovinädalaid, prooviperioode? Ongi just nimelt see, et sellel hetkel saab hinnata, kas see klient on sinu klient. Samamoodi saab klient hinnata seda, kas teie koostöö on sujuv, kuidas teil on suhtlemine, kas tööstiilid klapivad. Näiteks kui mina olen hommikuinimene ja klient on pigem öise eluviisiga, siis kas on võimalik seda suhtlust niimoodi toimima panna, et mõlemal on hea meel seda koostööd teha. Või on see koht, mis jällegi võib tekitada sihukest pingeid ja samamoodi saab läbi rääkida ka ootustest ehk see periood on piisav selleks, et aimu saada üksteisest. Ja uskuge mind, et saada aru sellest, et klapp ei ole hea, on väga vajalik enne, kui sa tegelikult sõlmid pikaajalise koostöölepingu. Minul on olnud täitsa prooviperiood ja siis ma tegingi tööd tegelikult väiksema tunnihindega. Et need kokkuleppekohad on täiesti kliendiga läbi räägitavad. Ja mitte ainult virtuaalassistendile ei ole kasulik proovipäevi teha või prooviperioode, vaid see on kasulik ka kliendile, kes võib-olla esimest korda üleüldse alustab virtuaalassistendiga koostööd. Ja ka temal on vaja sellist kindlustunnet. Ja nagu ma ka juba ütlesin, et siis klient näeb, kuidas sa töötad. Sina saad vaadata, kuidas klient sulle sobib ja ma kommentaaridest praegu näen ka seda, et need tutvumiskõned on need kohad, kas on klappi või ei ole, et sealt saab sellest aru. Tihti mulle tundub, et me oleme lihtsalt niivõrd suure sooviga leida klient, et ma võib-olla ei pane tähele seda tutvumiskõnes, seda hoiatust, mis mul sees on, sest ma nii väga tahan saada kliendiga koostööd. Et siiski mulle tundub ka, et prooviperioode tasub kaaluda, kliendiga läbi rääkida, sest sellest õpivad tegelikult kõik. Ja selle katsetuse pinnal, kui sa oled teinud prooviperioode, siis sa saad ise ka paremini aru, mida klient tegelikult vajab. Ja siis sa saad ka aru seda, et kas see, mida sina pakud, on päriselt see, mida klient vajab ja saab klienti siis läbi selle ka koostööga aidata. Ja see aitab vältida segadust ja ebaühtlust. Kui paljudel teist on olnud prooviperioode? Ja ma ütlen, et prooviperioodid ei pea olema kindlasti tasustamata. Ja üks ohumärk, mida mina olen ka vahel näinud just töökuulutustest, kust otsitakse virtuaalassistente, on proovitööde tegemine.
Need on täiesti okeid, aga siin tuleb vaadata seda, et millises mahus see proovitöö on. Kindlasti ei saaks olla proovitöö mingi terve projekti valmis tegemine. Et siin tuleb hinnata seda proovitöö mahtu, mis kandideerides sinult nõutakse ja siis mõelda, et kas see on päriselt see, mida sa teha tahad. Proovitöö on ikkagi selline väike, tal on konkreetne fookus ja ta ei ole mitmetunnine töö ja siis selle eest veel ei tasustata ka. Et sellised mõtted on minul seoses proovitöödega, et ma vaatan korraks kommentaare. Et on tehtud lausa tasuta 3–5 tundi ja sellest arenes koostöö välja. Mulle tundub, et see proovitöö varianti peaks rohkem kasutama ja mitte nagu kartma, ehk see annabki sellise teatava paindlikkuse või sellise kindlustunde mõlemale, et neil ei ole nagu kohe seda kohustust võib-olla koostööd pikaajaliselt jätkata, vaid kõigepealt õpitakse üksteist tundma. Nagu ma ka ütlesin, siin kindlasti tuleb panna paika piirid, näiteks nagu kui mul oli see prooviperiood, siis meil oli pandud paika tundide arv, mida ma siis tegin väiksema tunnihindega ja see tõesti aitas mul aru saada, et kas see on see töö, mida ma päriselt tahan teha, kas mul on kliendiga see klapp olemas, kas me oleme selles mõttes ühe veregrupiga ja me saame nagu toimitud. Ja kui tekivad ka keerulisemad olukorrad, siis sellisel perioodil on võimalik vaadata, kuidas mõlemad pooled neid probleemseid kohti lahendavad. Et ma kutsun üles ikkagi prooviperioode pakkuma klientidega koostöös. Kui sa nüüd ei ole näiteks veel virtuaalne assistent ja sa isegi tegelikult ei tea seda, kas virtuaalassistendi amet võiks olla sinu valdkond, siis sa loomulikult ei saa ju ühegi kliendiga minna nüüd prooviperioodist rääkima, kui sa ei ole iseendaski selgusesse jõudnud. Aga siin on meil selles mõttes hea uudis, et sa saad proovida, kas sulle virtuaalassistendi amet võiks toimida ja kas see võiks olla see, mida sina tahad. Nimelt 7. aprillil me teeme nädal aega virtuaalassistendi proovinädalat privaatses Facebooki grupis, kus sul on võimalus siis lahendada 4 ülesannet, mida võiks siis virtuaalne assistent teha. Et sa saad aru, kas see amet on päriselt see, mida sina tahad teha ja kas need ülesanded võiksid olla midagi sellist, mis sind kõnetaksid. Ehk et kui sul on kliendid, kui sa oled tegutsev virtuaalne assistent ja otsid uusi kliente, tee prooviperioode, leppige kokku proovitöödes. Kui sa ka soovid alustada virtuaalse assisteerimisega, tule proovinädalale ja vaata, kas see amet on sinu maitse jaoks. Mul on väga hea meel, et teid ikka siia esmaspäeviti kohvipausile kuulama tuleb ja ma käin ikka vaatan kommentaare ja aitäh selle eest, et te olete laivis koha peal, kaasa räägite ja nendes kommentaarides kindlasti väga paljud saavad häid mõtteid, mida endaga kaasa võtta. Selline kohvipaus siis täna, kohtume järgmisel esmaspäeval. Tšau!